Tervitus, kallid Youtube'i kanali tellijad ja teie ka, kes te ei ole veel kanalit tellinud, käite siin luuramas kanali peal, et oleks viimane hetk siis klikkida. Meil on täna hullult vahva ja väga huvitav külaline. Mina teda ka eriti ei tunne, nii et õpime teda täna tundma. Tervitus, Andres Põhjala. tere, Merike. Tere. Ja Andreseni mina jõudsin siis läbi Heidi Kõivu, et te kindlasti olete näinud Heidiga meil sellist vahvat podcast'i ja Heidi tegutseb siis Hingesilm keskuses, ehk siis tema on üks perenaistest seal ja ma arvan, et sealt võib-olla see asi ongi läinud, et miks selline keskus on tulnud. Ja Heidi kaudu korraldatakse seal nii vahvaid üritusi, kuhu mu hing nagu justkui tahab jõuda, aga ta ei ole sinna jõudnud, nii et nagu Andres ütles ka, et tuleb ära otsustada, et lihtsalt tuleb minna kohale. Ja mina ei tunne ka eriti Andres, nii nagu teiegi ei tunne, tegelikult ei tunne ma üldse teda, et Andres, räägi, kes sa oled selline ja kust sa tuled ja miks sa siin Soomemaal käid, et sul on ka selja taga üks selline väike reetur, kes juba annab natukene aimu, et mis asi see on, millega sa tegeled. Ja selja taga on mu sõber Kong, et käin siis Soomes või noh, üldse tegelen Kongi helirännakutega ja töötan igapäevaselt psühhoterapeudina ja nõustajana, et töötame siis inimestega nende erinevate probleemide kallal, et seal on siis lapsepõlvest pärit erinevad väärkohtlemised, mis on jätnud jälje, traumad, lihtsalt mõningad uskumused või siis emotsionaalsed seisundid, mis ei luba elus edasi liikuda, et selle kõigega saab siis teraapias tegeleda ja üks selle teraapia abilistest on siis heli ja heliteraapia, et nii-öelda tööriistaks. Ja olen õppinud, olen hüpnoterapeudiks Eestis siis 4-aastases õppes, teadlik mina erakoolis ja seal oli ka siis transpersonaalne psühholoogia. Et lisaks sellele olen kogemusnõustaja sõltuvuste ja depressiooni, ärevuste, läbipõlemise alal ja lisaks siis erinevad lähenemised, mis meil siin tänapäeval on kõiki asju võimalik nii-öelda pakkuda ja õppida, et igale ühele, erinevatele inimestele töötavad erinevad asjad, kes tahab konstellatsioonis käia, kes tuleb numeroloogi juurde, et endale vastuseid saada, kes võtab metafoorkaardid kätte ja vaatab, mis sealt tuleb. Mõni läheb psühholoogi juurde, mõni tuleb terapeudi juurde, mõni tahab helides olla ja tulevad siit vastused. Ja võib-olla ongi hea kasutada paljusid asju, et läheneda siis nii-öelda holistiliselt, et keha, meel ja hing, et kõik saavad ühendatud. Ja see on siis minu teekond praegu, töötada iseendaga, avastada, kes mina olen nagu sügavamal tasandil. Et siin ma rääkisin, mida mina teen, kes mina olen, on üks väga sügav küsimus ja sellele võib läbi elu vastust otsida. Et kusjuures mul oli viimase Soomes käigu ajal oli üks huvitav lugu juhtus. Et kes Soome inimestest teavad või eestlastest ka, Almer Joensuu oli siis Eesti üks esimesi tuntumaid kongimängijaid, kes hiljuti lahkus meie seast ja ta suri sealsamas Hingesilma keskuses ühesõnaga. Ja noh, ju oli tema aeg minna, et see ei ole tragöödia, see on lihtsalt elu osa ja usaldame seda, mis on. Ja ma jäin esimest korda, ma alustasin eelmise aasta veebruaris, selle aasta veebruaris alustasin Soomes käimist, et peale Almeri surma hakkasid siis need kohad, kus tema oli kongi mänginud, nende kohtade omanikud miskipärast hakkasid minuga ühendust võtma ja kutsuma mind nendesse kohtadesse mängima. Mm. Et huvitav side sündis seal sellega ja tuli ka siis Hingesilm, et Hingesilma üks
asutajaid või siis kaasloojaid, Kaire Parker. Tema õpib siis samas koolis, kus mina õppisin ja mina olen tema kursusele mentoriks hetkel. Ja sealt siis see kontakt nagu tuli minul hingesilmaga nagu otsene kontakt. Ja, ja seekord ma siis otsustasin, et ma võtan aega, et mul on minnes aega seal hingesilmas olla, ennast valmis seada ja et ma jään ööseks sinna, et ma ei torma hilise praami peale ja jään sinna. Ja siis ma õhtul veel, siuksed unetud ööd olid, see on mingi huvitav seis on viimasel ajal olnud, nad räägivad siin päikeseplahvatustest ja täiskuu oli väga võimas ja ma alles hiljuti olin seal. Ja mul on ka mõneti võib-olla see otsing endiselt käsil, et kes ma siis olen. Ja seal hingesilmas siis uinudes ja mõtlesin ka Almerile ja tema teekonnale, kuigi ma teda ka eriti põhimõtteliselt ei tundnud. Ja hommikul kell 6 peale seda rahutut ööd ja mõtisklusi, et kes ma olen, et kui ma ei ole mu keha, mu teod, mu mõtted, kes see, ja oma nimi ka, et Andres Põhjala, et ma ei ole Andres Põhjala, see on mulle antud nimi nii-öelda. Ja hommikul sealt hingesilmast lahkudes tekkis mul hingeühendus. Et nii tugeval kujul ma ei ole seda varem kogenud, et ma sain kokku omaenda hingega. Ja noh, hingesilm, hingeühendus, hingetee, et kõik need asjad kuidagi joondusid. Ja enne seda 1,5 kuud veel varem oli mul hästi sügav teraapiaseanss minu endaga, kus me teraapias sattusime üks rumeenlasest traumaterapeut Victor Chirea tegi mulle seda, kus me jõudsime välja muutunud teadvuse seisundis hingesünni hetke. Et kui kes valib uskuda siis ka eelmiste elude olemasolu, et siis hingesünni hetk on nagu kõige algus üldse. Ja mul sai siis nagu selle kohaga teatud terviklikkus loodud endasse, mis mul enne puudus. Ühesõnaga see teekond tõi siis hingesilma ja hingega kohtumiseni lõpuks. Ja seal ma nägin, kes ma siis olen, seda on keeruline kirjeldada, aga inimene üldse, ma arvan, on oma olemuselt puhas, väga puhas, selline särav, nii-öelda, ma ei oska isegi seda nime anda, et see hing on särav, hing tahab elada, hing tahab hingata. Ja minu töö, mis ma olen praeguseks üle 10 aasta endaga töötanud ja avastanud seda psühholoogia tausta, vaimset tausta, spirituaalset poolt. Ja need otsingud on mõnes mõttes toonud selle hingeühenduseni läbi selle, et ma olen koorinud justkui, kutsutakse sibula koorimiseks seda endaga tööd, et võtad kiht kihi haaval, et jõuad justkui sellele tuumale, kes otsib valgustumist, kes leiab hingeühenduse, mis siit edasi on, seda ma ei tea, et see ongi see huvitav teekond. Aga mida rohkem neid väärkohtlemise, trauma, uskumuste, kõiki neid mustreid nagu läbi teha ja ära teadvustada, läbi protsessida, seda lähemale me jõuame sellele iseendale seal, sellele puhtale olemusele, sest enamus meist on kuskil hirmudes, elab hirmu baasil, turvatunde puuduses, me oleme mõjutatud häbist, süüst, hirmust, kurbusest, vihast. Õnn ja rõõm on ka toredad, aga neid on nagu paraku vähem. Ja kõik need emotsioonid, mida me tunda ei oska ega taha, meil ei ole lihtsalt õpetatud, need me surume alla ja iga häbi on see, et me ei võta ennast omaks näiteks. Me oleme häbiväärsed ehk siis mingites asjades. Ja kui me ei tunnista iseennast sellena, kes me oleme, see on jällegi, paneme justkui mingi kihi hingele ette.
mina sellisena ei ole vastuvõetav. Ja järjest enam neid nagu kihte maha võttes endalt saab selle puhtama olemuseni ja kui see ükskord särama lööb ja saame nagu teistega jagada seda ja tuuagi võib-olla läbi selle tervendust kogu maailma, et igas kohtumises, mis me teeme, anname oma mõju teisele inimese edasi, võib-olla järgmine inimene tõuseb energeetiliselt sageduslikult, nagu ka kongid on sagedustööriistad, heli, sagedus. Ja niimoodi saab seda muutust siia luua. See on osa mu missioonist, mis ma praegu tunnen, et on kõik on muutumises alati ka, et ka ma ei ütle, et ma olen konstantselt oma hingeühenduses kogu aeg rõõmus ja õnnelik, kaugel sellest, et mul on omad väljakutsed endiselt ja lihtsalt see, et ei anna alla, ei loobu, jätkan otsinguid, jätkan sügavamat eneseteadlikkuse praktikat ja see on praegu siis minu tee. Ja see tee tõi siis hingesilma ja ma tulen sinna veel. Et just. Okei, päris pika jutu rääkisin nüüd. Väga huvitav, saan aru, mul tuli siin mingi 2 küsimust, siis vahepeal unustasin üldse ära oma küsimused ja kohe kuulan ja ahmin õhku ja kuna hingesilmas on ka mul tulemas nüüd üks sündmus, muidugi kui te nüüd kallid kuulajad vaatate seda siin aasta pärast, siis seda sündmust ei tule, aga täna on meil salvestuse päev, mis meil ongi 10, eks ju, jah, see 14. on meil siin ka hingesilmas siis selline numeroloogiline vestlusõhtu. Aga tead, ma salvestasin ikkagi mingisugused küsimused endale sellised ära, et enne Andresega siin kohtumist ma küsisin Andrese käest ikkagi nii, nagu mul on traditsiooniks küsida, et millal ta sündinud on ja kiiruga siis arvutasin kokku tema edukuse koodi. Andres arvatavasti ei ole minu asjadega kursis või meie asjadega siin, aga teate teie, kes te siin kanalil pikalt olete olnud, siis Andrese kood on selline nagu 27551 ehk siis, mis see 2 tähendab? Andres muigab praegu ja Andres sai vist 5 minutit enne seda teada, kui ma vajutasin salvestamise nuppu. Et aga see tegelikult viibki kõik selles suhtes Rooma, see, kuidas sa praegu räägid, et sa avastad ennast kogu aeg, et tegelikult see number 2 viitab inimesele, see ütleb sinu sünnipäevast, et sul on justkui nagu kolmas kõrv, kolmas silm, sul on tundlad püsti, sa tajud seda maailma hoopis teistmoodi, kuskilt nagu ridade vahelt ja seda sa praegu kinnitasid täielikult oma selle rääkimisega, et sa oled alati olnud endast huvitatud, oma hingest ja juba jõudsid sinna algusesse läbi mingite teiste inimeste abiga, ütleme siis niimoodi, ma ei oska nii ilusti neid sõnu kasutada, aga kes käis see terapeut seal. Ja, et aga mõte on sama, et vaadake teie, kes te olete sündinud seal 2. päeval ja 11, 20 ja 29. Et teil on kõik see võimalus nagu olemas, et isegi see, et kui te, ma ise isiklikult tunnen ühte inimest, kes on 20. sündinud ja ta on väga vaimne inimene, aga ta justkui on ikkagi, noh, kuidas meil öeldakse, eks ju, ütleme klassikaliselt, et äkki sa teeksid midagi normaalset tööd, mis nagu leiva lauale toob. Et ma ei tea, kas sa oled ka seda kuulnud kunagi oma nahal, aga justkui selline nagu hingemaailmas liikumine, selline, ütleme nagu klassikalise inimesele, nii nagu fotograafia näiteks, et äkki hakkad normaalset tööd tegema. Enne sinna, kui sa nagu jõuad sinna staadiumisse, kus sa teedki nagu igapäevaselt, nagu sina teed tööd, sinna läheb ju aega. Et enne ikka lähedased nagu ütlevad, et äkki nagu lähed ehitusele tööle, et see on nagu normaalne, kus peab ka nagu leiba, noh, saad ikka nagu raha vaata. kui sa saad aru, mida ma nagu sihin praegu oma selle number 2-ga, et. Kas ma võin ja, vahele? anna minna, jätka. Vaimsus ei võrdu ju siis mitte töö tegemisega, et vaimne ja 2 jalaga maa peal saavad väga koos käia. Et ma ei tunne küll, et ma väga lendaksin ja mõnes mõttes olen ma vägagi 2 jalaga maa peal. Et eriti kui vaadelda seda, ma rääkisin siin hingesügavustest, aga meil on ka mentaalne pool ja alateadlikud mustrid, mis on puhas psühholoogia ja see on justkui arvutiprogrammiga toimetamine, mis programmid meisse on istutatud ja kuidas me ise saame seda muuta. Et see on väga 2 jalaga maa peal ja teiseks, ma tegelen ettevõtlusega samaaegselt. Mul on Tallinnas tuumteraapia ruum Liivalaia tänaval kesklinnas.
ma teen sündmuseid, ma teen teraapiaid, ma teen kontserte, et see on kõik tegelikult ju töö ja, ja töö siis noh, inimestega, iseendaga, pakkumine, millegi pakkumine, mingi teenuse pakkumine, et ja ehitusega ma olen ka ehitanud, päris palju olen ehitanud, et ega ma ei sündinud sellesse töösse, et see on mu otsingute tulemus lihtsalt. absoluutselt. Ma olen õppinud puidukaubandust, kalakasvatust, psühholoogiat, igasuguseid asju, töötanud metsas, saekaatris, ettevõtetes keskastme juhina, müügi peal. Rännanud 10 aastat enam-vähem ringi läbi Eesti, läbi Põhjamaade, erinevates ametites. Et see on lihtsalt praeguse hetke kulminatsioon jõuda selle tegevuseni, mis ma praegu siis teen. Ma ei tea, mis ma 5 aasta pärast teen, või 10 aasta pärast, et mulle väga meeldib avastada ja proovida erinevaid asju. Et ma toon väikse võrdluse siin, see on hullult kihvt, see nagu hakkas natukene nii kihvtilt minema, tead, nagu väike kaitsekõne hakkas sul tulema ja ma mõtlesin, et ei tea, kas sa said ikka õigesti minust aru, mida ma praegu mõtlesin. tegelikult see just, et me kõik alustame ju kuskilt, eks ju, ja meie hing tegelikult ju tahab teha hoopis midagi muud, mida meil nagu väljaspoolt programmeeritakse, et sa pead justkui tegema midagi seda, mis on nagu üldsusele nagu normaalne, sest tegelikult number 2 ongi väga head müügiinimesed, väga hea, et sa selle nagu ka ära tõid siia. sest me müüme iga päev, ma müün koerale ka ennast maha, vaata, selles suhtes ta vaatab mulle siiralt nagu silma, ütleb, lähme palun välja ja siis ma ütlen, ei, mul on veel 5 minutit, kohe, kohe, kohe. noh, saate aru, nagu me võime ükskõik mis rollis seda nagu mõelda. aga sinu edukuse koodis oli see number 7 ja sa juba just ütlesidki, et sa oled liikunud väga palju ja number 5 on, sul on 2 viit. ma toon natuke ikka siia numeroloogilist paralleele, et teie kuulajad saaksite ka aru, et mis tähendab see number 7, number 5 ja number 2 näiteks Andrese nagu näidete puhul, et 5 on tegelikult väga selline liikuv ja tema missioon peakski olema rohkem vaimsuse poole liikuma. et 5-l on muidugi igasuguseid huvitavaid nippe seal küljes ja 7-l on ka huvitavaid selliseid võluvaid asju, et laividest te kuulete, kui ma räägin siis miinuspooltest ka. aga ja, et 7 on hästi liikuv ja 7 viitab ka sellele, et iga kord, kui sa jälle lähed, no sa saad kohe mikrofoni enda kätte, et kui sa oled liikunud näiteks välisriigist, ütleme kasvõi külast, noh, linnast linna ja sa saad kohe tuua ka mingeid näiteid, et siis tavaliselt läbi selle 7 energia toimub nagu transformatsioon. 7 tekitab 7 number sinul, minul on näiteks edukuse koodis 3 korda 7. ehk siis saad aru, me oleme väga head sellised kriisisituatsiooni tekitajad, ehk siis nii, okei, no nii, ma lähen välismaale, lähed sinna, aga sa pead hakkama kõik nullist ehitama, vaata. ja siis kriisis number 7 kasvab, kui sa nüüd saad aru nagu, et sa võid tuuagi nüüd oma elulisi näiteid, et mind hullult huvitab see, kus sa praegu oled, aga sinna oli ju ikkagi teekond, kuidas sa jõudsid sinna, kus sa praegu istud. ja head kriisi ei saa raisku lasta. absoluutselt. Eks need kriisid panevad tegutsema, muidu tahaks mugavalt vedeleda ja kui me jääme siia hinge juurde veel natukeseks, et hing tahab kasvada ja areneda, on minu nägemus. ja mina inimesena tahan kogu aeg kasvada ja areneda, et seetõttu võib-olla väga palju erinevaid õpinguid ja uute teadmiste ja oskuste otsing. et ja siis ka paralleelselt tänasel päeval siis ka nende teadmiste ja oskuste jagamine teistele, kes huvi tunnevad ja keda kõnetab see, mis mul on pakkuda. korra küsimust üle korraks, et kuidas ma. Siis pigem see, et vaata number 7, kuidas siin polegi konkreetset küsimust ei olnudki. number 7 sinu edukuse koodis viitab sellele, et sa oled liikunud kohtadest kohtadesse. ehk siis oled arenenud ja 7 on see, et ta tekitab kriisiolukorra. see minu üks näide oli see, et sa näiteks lähed välismaale õppima võib-olla midagi või lähed välismaale tööle, siis hakkab kohe ju see kriis, et kus sa elad, on ju, kus sa siis töötad, kas sa raha saad, ta. aga see on kõik viinud, ehk siis number 5 viitavad ikkagi nagu vaimsele maailmale kogu aeg.
Mhm. et alguses, nagu sa rääkisid, kus sa kõik oled töötanud, aga sa oled praegu siin, kus sa oled ja sa ei tea, kus sa 5 aasta pärast oled, aga fakt on see, et sa seal hingemaailmas liigud nii, nagu minagi liigun oma hingemaailmas, mitte oma, aga siin ikkagi teisi aidates. Mhm. et nojah, need kriisid enam ei ole nii kriisid, kui nad olid. et Mm. üks osa sellest teest on võib-olla olnud, et see, kui meie liikumine siin eluteel on sinusoidne ehk siis üles-alla, et me ei ole niisugune, siis Mm. oleks süda seiskub, pikk ühtlane joon. aga võib-olla, et meil need kõikumised ei oleks väga sügavad ja väga kõrged, et sellist bipolaarsust vähendada, on ka täna need minu kriisid, ma olen õppinud neid väljakutseid vähema energiakulu või vähema draamaga läbima ja rohkem võtma sellest teadlikult. et mitte siis kriisi kaduda emotsionaalselt ära, vaid võttagi igat kriisi, et okei, et mis see nüüd mulle õpetab, miks see on mu ellu tulnud, sest nad on, noh, see on suhtumise ja häälestuse küsimus. et kui ma suhtun nii-öelda kriisi ehk siis väljakutsesse ohvri mentaliteedist, oh, miks see jälle minuga juhtub, ma enam ei jaksa, siis seda ma kogengi. kui Mm. ma valin ehk siis muudan oma suhtumist või häälestust järgnevale väljakutsele, et okei, mis see mulle näitama tuleb, mida ma siin saan teisiti teha, mis see mulle annab, et kõik elu on meie jaoks, mitte meie vastu, on ka suhtumine. et ja kui sellest ohvrikohast nagu välja tulla, siis meis saab käivituda selline teadlik looja ja mitte olema siis ellujäämisrežiimil, vaid tulla sellest välja looja režiimile. et see on selline tugev koht, kus olla, milles on omad väljakutsed jällegi emotsionaalselt, füüsiliselt, kõik, aga ta on jah, teine koht pisut, et kriise, jah, ma loon ikka endale neid jah, et saaks kasvada. ma toon siin ühe näite selles mõttes, et su elude number on 5 ehk siis jällegi numeroloogiliselt, kui vaadata seda edukuse koodi. ma vaatan siia alla vahepeal sellepärast, et mul on ikka vaid tahvli peale spikker pandud. Need, kes mind siin pikalt jälgivad, teavad, et ma kasutan sellist väikest laste tahvlikest. et siis 5 ju tegelikult viitab jällegi, mida ma tahan jällegi korrutada, sellist nagu vaimse teekonnal olemist. ja sellist nagu number 5, kui ma ütlen, et see on pidev otsing, iseenda otsing, pidev nagu juurdeõppimine ja nii nagu sinagi oled teinud, et sa kogu aeg lähed noh, nagu sügavamale ja sügavamale, just nagu sellel nagu sibulal võtad neid lehti pealt ära. et see oli lihtsalt see, et mis ma tahtsin ütelda numeroloogiliselt. kui ma enne küsisin, et kuidas ma võiksin sind nimetada, siis no ütleme, minul on näiteks, ma toon näite, miks ma seda küsisin. Te veel ei saanud sellest küsimusest aru, ma veel ei öelnud seda küsimust küll, aga minu missioon on olla vaimne õpetaja. Ja siis, kui ma küsisin Andrese käest, et kas ma võin sinu kohta nii öelda, siis ta ütleb, et ei, ära pigem nii ütle. et noh, mina mõtlen muidugi selle all seda, et minu teekond, siis mul on missioonis number 5 olemas, mu elude number ei ole 5, aga numeroloogiliselt tuleb missioon veitsa teiste arvutuste järgi. ehk siis see, et mina nagu juhendan, mina aitan ka vaimselt edasi, ehk siis see minu numeroloogiline sünnikaart, mida ma inimestele teen, see on nagu selline nagu pigem faktipõhine, aga ma olen väga sellise nagu hinge ja vaimsuse toetaja ja näiteks nii nagu, miks Heidi arvas, et mul on sinuga nagu hea teha seda podcast'i ja tuua sind võib-olla pigem, mida mina näen, et selline nagu käepikendus, sellepärast et numeroloogilise analüüsi saaja sellest teadmisega, mis ta nüüd sealt saab, siis ma vajangi nagu selliseid käepikendusi, et siin see, mida sina räägid ja ma tahan, et sa veel natukene põhjalikumalt ka räägid nendest see, mis sul selja taga on, siis see, mis sul kuskil veel seal vasaku käe juures on, et nendest asjadest, et kuidas sa lähened inimestele, sest numeroloogia tõesti, nii nagu ma kujutan ette, et ka astroloogia ja sellised asjad, et mina ei aita kuidagi inimest edasi, aga sina saad olla sealt just see käepikendus, sellepärast et nüüd see oli pigem nagu seletus, siin ei ole ühtegi küsimust praegu sulle, aga üks asi näiteks, mis numeroloogias välja tuleb,
on see, et ma näen neid endisi elusid seal mingi 6 numbri pealt, et mida ta on kogenud eelmises elus. ja see, mida me numeroloogias õppisime, ehk siis minusuguseid oli palju seal koolis ja mida mina ise olen ka seda meelt, vot see on, nüüd hakkab tulema küsimus sinule. ehk siis meie hinge tasandil valime ikkagi endale need kogemused, mida me siin läbi nende ema ja isa tuleme, noh, meid siis eostatakse siia maa peale, eks ju. ja me tuleme kogema neid, et me tegelikult juba võtame kuskil mingisugusel tasemel, võtame juba selle vastutuse, et meil on vaja neid õppetunde oma elus. Mhm. See on see asi, mida mina nagu numeroloogina siis räägin ka seal, kui ma näen neid eelmiste elude kogemusi, seal on kohe iga number ütleb midagi, aga enne ma räägin selle loo ära ja siis ka samas see, mida mina ise sügavalt usun, kuhu ma olen jõudnud juba 2 aastat nüüd, kui ma numeroloogina siin tegelen. Ma olen olnud kunagi faasis, kus ma olen süüdistanud ema, kus ma olen süüdistanud isa, aga ma olen sellest juba väga hästi välja tulnud, et ma näen kõiki neid, nii nagu ütleme siis kriisiolukorrad ei tähenda nagu halba alati, et pigem on see kasvukoht ja mina oskan juba endaga tegeleda, mul on kindlasti veel palju tööd endaga, et ma ei saa kunagi ütelda, et ma olen valmis. aga just see, et kui paljud inimesed just ongi nagu ikka veel puntras kuskil oma asjadega ja need teenused, et kõigepealt ma tahan küsida seda, et räägi natuke seda hingeteekonda just siis, kui nagu siia maailma tuleb, kuidas sina seda näed, kuidas sina seda lahti räägiksid? sest sina oled nagu, mitte nagu, aga sa oled rohkem selle sees, selle teema sees. mina numeroloogina ikkagi nagu räägin numbritest ja ma võtan jälle järgmise satsi, räägin sealt jälle edasi, vaata, juba lähen ametitesse, juba lähen suhetesse. aga sina tegeled sellega nagu praktiliselt iga päev. Mm. et kas said aru, mida ma nüüd olen palju asju rääkinud siin, aga Ma sain, midagi ma sain aru, ma ei tea, kas ma sain täpselt aru, mis sa mõtlesid, aga proovime. jaa. et ka mina olen pikalt tegelenud või noh, selles suhtes nii-öelda üsna kindlate põhjus-tagajärg süsteemidega. ehk siis meil on, ma olen emotsioonidega palju töötanud ja mustritega, mis me siis korjame üles siia sündides. et kui noh, muster, et kui isa on näiteks õhtuti tööl kogu aeg või käib komandeeringutes, laps võib võtta sellest, teha järelduse, et tema ei ole oluline, töö on tähtsam, järelikult ta on ebapiisav, järelikult ta on veel ka häbiväärne. et ma olen palju õppinud ja palju töötanud sellel baasil. see ei ole nüüd noh, otseselt selle hingega või noh, ta on hingega seotud nii, et kui nüüd need mustrid läbi töötada, jõuda sinna, et me oleme igaüks väärtuslik ja me oleme põhjusega siia sündinud ja me oleme võrdsed hinge tasandil. et see on siis töö nagu hingeni jõudmisel ja see on natukene sarnane nagu sinu numeroloogiline töö. et aga kuidas see hing siia tuleb? Miks ta täpselt tuleb, ega mul ei ole selliseid kindlaid vastuseid, et mul võivad olla arvamused, aga ma ei tea, kas need on lõplikud tõed ja kas lõplikku tõde üldse on olemas. ma olin just ütlemas ka seda, et kes see teab, mis see lõplik tõde on. siin on nii palju, maailmas on nii palju, ühesõnaga, nii palju, mida me ei mõista ja kõik, mis ei ole õiget või valet, kõik, mis eksisteerib, on numeroloogia, on astroloogia, et ei ole nendes ju ka õiget ega valet, nad on ju mõlemad siin olemas, nad eksisteerivad ja sellepärast võiks nendest hinnangutest lihtsalt maha tulla. aga hingetee või miks hing tuleb? Väga hea küsimus on see, et ma olen valinud endale tõlgendada võib-olla praegu seda hetkel, siis see võib muutuda. et me tulemegi, et nii-öelda areneda ja et see hing saaks võib-olla siin oma puhtamas kehastuses luua äkki armastust ja seda keskkonda, kus on
armastus, aga, aga see on lihtsalt võib-olla minu naiivne, natuke lapselik vaade sellele, et see on see, mis ma praegu valin ja lõplikku vastust ma ei tea sellele, kuidas hing tuleb, miks ta tuleb. No, ta tuleb, võib-olla väidetavalt siis otsustab kuskil ära, siis otsib vanemad endale, otsib keha, kuhu sündida. Ja siis ta tuleb mingisuguseid lõpetamata asju läbi tegema uuesti. Et noh, see on teooria, mis on siis kuskilt tulnud. Kuidas see päriselt on, kes seda teab, et jah. see on väga hea, et sa ütlesid nüüd selle teise poole, sellepärast et ma vist väga eriti ei küsinudki seda, et miks hing tuleb, vaid see, et just seesama, kuidas, et ta valib vanemad ja selle ja see oli see, mida mina taga ajasin. aga ma olen selline mõnus sõnade keerutaja, nii et ega siin ma räägin ühest kohast teise. tähtis on see, et me kuidagi telepaatiliselt üksteisest aru saame. et mul on siin paar sellist asja, mida ma tean, et minu kuulajad on tihtipeale küsinud ja ma olen ise ka kokku puutunud selliste asjadega, näiteks kuidas sina suhtud, no näiteks nii nagu kes nende appikene, et ma ei ütleks valesti seda asja, sa rääkisid just hinge silmas, kelle teekond lõppes. Almeri Ansu. Ja et näiteks tema, noh, ma ütlen siis nii, nagu sina seda sõna kasutad, tema valis lahkuda sel hetkel, ütleme nagu oma elust, eks ju, et aga näiteks on teatud lapsed, kes surevad ära, no ütleme ikkagi lapsed, eks ju. tegelikult mina saan ka aru, et see hing tuli tegema oma tööd ja ta lihtsalt sai valmis selle asja või siis mina ütlen numeroloogiliselt, et lihtsalt ta sai aru, et ta ei saa sellega hakkama, mis ta oli võtnud liiga suure ampsu nagu siin maailmas ja lihtsalt noh, läks tagasi sinna aga kuhugi. võib-olla oli vanematele vaja ka saada kogemust, et laps sureb, et kuidas nemad sellega toime tulevad. Et noh, see on kõik traagiline, on lapse surm, see on väga Ja. traagiline. Aga jah, okei, ma luban sulle jätkata nüüd, segasin vahele. Mul ei olegi eriti jätkata, vaid pigem ongi see, et mult on seda palju küsitud, mul on ka oma versioonid just numeroloogina ja praegu sa just hakkasid juba edasi ka rääkima, et just see, et mis versiooni sina nagu, vaata, me ju lihtsalt valime seda praegu hetkel ütelda, aga mis see tõsi, mis see tõde nagu on, ei ole seda nagu konkreetset tõde arvatavasti, lihtsalt see ongi kurb sündmus, aga kuidas sina nagu sealt nagu edasi seda mõtet natukene veeretaksid, et just see, et sa ütlesid väga hästi, et vanemad pidid saama selle kogemuse, see on üks variant. Mhm, kas on veel mingeid mõtteid, et miks see hing läheb näiteks varem ära, mõni isegi ei ela päevagi? mhm, mm. Äh, siin on ainult oletused võivad olla, aga ma ei taha neid oletusi visata siia ruumi, kus ma ei usu ise ka nendesse oletustesse, sest ma ei ole kindel, mis ta on. Et meie meel tahab vaata kõike hästi ära tõlgendada ja ratsionaliseerida, et meil oleks seletus kõigele nii-öelda. Aga vettpidavat seletust sellele mul ei ole, sest mul puudub see teadmine. Kui mul üks hetk, ma tunnen, et mul on see teadmine, see ei saa mõtlemise tulemusel tekkida, või analüüsi tulemusel, et see teadmine tuleb kuidagi teistmoodi. Et kui mul on see teadmine, siis ma võtan Merike sinuga ühendust uuesti. Ja, et nüüd mul on see teadmine, et niimoodi on see asi. Ja meil on inimesi ilmselt, kellel on ju see teadmine, et jaa, absoluutselt, see ei olnud nüüd mingi selline välja pressitud, et nüüd sa pead mingi asja nagu välja viskama, ma ei et tea, jah, ja sul on oma teekond olnud ja võib-olla sa oled lihtsalt kokku sellega puutunud, et mina olen oma klientide näol sellega kokku puutunud ja sellel on ka oma põhjus, sellepärast et me tõmbame ju ligi endale teatud inimesi, eks ju, kes peegeldavad meile mingisuguseid asju ja siit on siis 3 punkti, kes ise siit ridade pealt välja luges. nii, aga nüüd lähme siis edasi. muudame teemat, sellepärast et muidu me hakkame väga süngeks muutuma, siin ma vaatan. Andres muutus väga selliseks mõtlikuks, et räägi sellist asja. sa siis siin video alguses rääkisid erinevate asjadega, millega sa tegeled, nende koongidega, siis sa oled terapeudina, võtad inimesi vastu ja igasuguseid vorme veel, mida sa tegid, et näiteks
kuidas ma ütlen, kui nüüd ma vajan abi, kuidas sa lähened minule või kuidas mina peaksin siis nüüd nagu arvestama sellega, et kas sul on enne mingisugune vestlemine, et kuidas sa vaatad seda klienti või ma lihtsalt ütlen, vaata hambaarstile lähed, ütled, et sul on tarkusehammas vaja välja tõmmata ja siis ta teeb kuule röntgenpildi, ütleb, et ei, sul on esimene hammas vaata katki, et selles see nagu tagahamba viga on. kui sa Mhm. saad aru, ma lihtsalt tõin mingi sellise nõmeda näite, aga sina ju ei saa skännida niivõrd nagu inimest, et sa ikkagi, kuidas sa alustad? no ma saan skännida, kui me oleme siin kõrvuti istumas, et siis ma saan skännida küll, et me tajume ju teineteise, noh, ma suudan ka tajuda teise inimese energeetikat ja mul on ka läbi enda keha suudan tunda, mis tema kehas võib toimuda, et selleks tuleb ühendus luua. Mhm, aga see on nagu selline osa sellest töömeetodist lihtsalt ja see areneb, et seda koolis ei õpi otseselt, seda sa saad tunnetuslikkust õppida. et sa võid ka võitluskunsti minna õppima ja seal sa õpid tunnetama oma ümbrust. mhm, ja siis sa tajud ka teisi inimesi ja sul on võime seda arendada, igalühel meil on see võime. aga inimene kirjutab või helistab mulle, räägib, mis on tema esitletav probleem, ehk siis mille pärast ta minuga ühendust võtab. ja üks võimalus on, et me teeme ka videokõne, mis on siis pooletunnine selline tutvumis ja arusaamine, kas mina saan teda selle asjaga toetada, mis tal parasjagu on. enamus inimesi räägib esitletavast probleemist. nii, mul on suhe katki, mul on sõltuvus, mul on peavalud, mul on, no mis siin võib olla, stress, mul on rahapuudus, mul on hirm, depressioon, lein, ma tunnen, et ma ei saa üksi hakkama ja nii edasi, noh, neid mhm, esitletavaid probleeme on meil ju palju siin. ja siis me hakkame siis lahti harutama seda pundart, et millest see tuleneb ja vaatame, mida ta tahab esiteks, kuidas ta tahab ka, et tal oleks. aga selline kõik, mis meis nagu, see, kuidas me oleme kujunenud ja mis meile on õpetatud, on loonud siis meie tänase maailmapildi. see tähendab seda, et seda on võimalik muuta. mhm, kui ma olen selliseks kujunenud, siis järelikult ma saan ka ümber kujundada seda. et mina valin mitte uskuda seda, et me oleme loodud nüüd selliseks ja et noh, see natukene see tähtkujude teema tuleb siia, et näed, ta on jäära tähtkujust, ta ongi nii kangekaelne kogu aeg, et selle inimesega ei saa üldse nagu asju ajada. ei, see on väga inimlik valik on teinekord ja kujunemine, seal võivad mingid soodumused olla iseloomulikud. aga kui inimene valib olla põikpäine ja mitte kuulata teisi, noh, see võid see olla jäär või vähk, vahet ei ole, et mõlemad võivad sellised olla. aga me hakkame siis kliendiga otsima seda kohta, mis on siis selle põhjus, mis on tema tänane esitletav probleem. see võib minna põlvkondade taha, see võib minna lihtsalt lapsepõlve, see võib minna uskumustesse, see võib olla 3-aastasest, see võib olla 2-aastasest, see võib olla sünnihetkel tekkinud probleem. ja läbi siis nii-öelda hüpnoteraapia ma kutsun tänasel päeval rohkem lihtsalt seda tööks muutunud teadvuse seisundis, sest meel tuleb maha rahustada natukene, et meil tekiks ühendus alateadvusega, alateadvusesse on kõik meie kogemused salvestatud ja meil tuleb ka maha rahustada, et meil tekiks ühendus kehaga. keha salvestab samamoodi kõik noh, emotsioonid nii-öelda, emotsioonid kapselduvad siia ja ütleme niimoodi, et kui meil puudub mälupilt 3-aastasest, siis keha nagu selline sisend on alles jäänud sinna ja keha mäletab seda. ja kui see teadvuse seisund on pisut muutunud ja inimene kasvõi mul toolis istudes järsku viib käed teatud kohta, justkui kaitseks midagi seal, kõik alateadlikud protsessid, mille järgi me läbi keha siis saame minna sinna esialgsesse sündmusesse. et keha näitab
nii-öelda annab märguande, et mine siit ja siis meele ja muutunud teaduse seisundi abiga me saame kätte üldiselt need kohad, kus siis on tekkinud mingisugune uskumus või trauma, mis tänaseni siis mõjutab inimese käitumist või emotsionaalset seisundit. Et see on siis üks töömeetod. Siis võime teha ka keha emotsionaalset vabastamist, mis on siis niimoodi pool energiatöö, pool füüsiline, et meie sidekude siis, mis hoiab lihaseid ja kõike meie kogu keha nii-öelda struktuuri koos, et see salvestab ka üht-teist ja selle liigutamisel ja ütleme siis mõjutamisel saab see emotsioon ka vabanema hakata, mis on kapseldunud siis kehasse ja me kanname justkui raskust või me kanname justkui valu endaga kaasas. Ja kui see läheb liikuma, siis ongi juba tervenemine. Ja see on teinekord küll sümptomiravi rohkem, et miks meil on vaja, siin räägitakse, et aitab lapsepõlves kaevamisest. See on natukene infantiilne jutt, et aitab sellest kaevamisest. Seal on lihtsalt võib-olla tüdimus, aga me ei pea kaevama, meil on vaja tervendada seal neid kohti. Ja kui me saame tervendatud või selle ära tunnistada, kui me töötame sisemise lapsega näiteks, mis on siis meie need, võib öelda, et haavatud osad, kui me anname sinna nähtud olemist ja see psüühika osa saab nagu tervendatud ja sellest loome ka uue suuna, siis ongi juba teraapiaprotsess päris põhjalikult nagu läbi tehtud, et see uus suund tahab küll, ta võib toimuda läbi südameenergia väga kiiresti ja mõnikord ka hetkega, aga osad asjad tahavad nagu seda integratsiooni aega, et jah, vaatame vana, teadvustame, tervendame, anname hoolt sellele, mis on juhtunud. Nagu ka Nathan Hammer on öelnud, et aeg parandab hoolitsetud hingehaavad, et mitte lihtsalt aeg parandab haavad. Ja seejärel loome ka midagi uut. Kuhu, mida ma soovin, kuidas ma soovin tunda. Et ja ma usun, et niisugune uue ajastu, kus meil aina rohkem hakatakse kvantväljast rääkima ja kõigest sel moel, et meie uus reaalsusloome ei käi niivõrd füüsilise teo ja füüsilise loomise kaudu, ehk siis tähelepanu väljaspool, vaid et ma teen muutuse sees, tõstan oma sageduse ja tekitan siin selle muutuse ära ja siis hakkab maailm mulle peegeldama seda. Et see reaalsusloome mitte väljast sisse, vaid seest välja. Et kui see nagu lõplikult nagu aru saada, et mida see tegelikult tähendab, siis on ta väga lihtne ja selge. Et jah, umbes niimoodi siis. Ja saab kasutada erinevaid mooduseid, siis on helid ja muud asjad ka, et heli on selles suhtes hästi huvitav ja need helirännakud, et mina praktiliselt ei tee midagi muud kui loon ruumi, mis on turvaline, loon helid ja seal hakkavad siis inimese enda sees asjad toimuma. Keha ja meele tervendus ja seal ei ole see, et sulle terapeut ütleb või teeb midagi. Kui metafoorkaart, mis annab toob vastuse sinu seest esile. Ja siin on hästi palju usaldust, et ma usaldan, et just see praegu on minu jaoks. Isegi kui kongirännak on mõnikord emotsionaalselt raske ja väljakutsuv, sest palju asju aktiveeruvad, mis on pinna all peidus olnud, aga pinna all peidus olevad asjad, see on nagu see vaiba alla lükkamise metafoor, et see prügimägi läheb seal ükskord haisema. Ja ka, mis ma kongirännakutel metafoorselt räägin, et palju on ka emotsioonide kogemist
emotsioonid on meie loomulik osa, ilma emotsionaalse intelligentsuseta ja ilma emotsioonidest teadlik olemiseta me praktiliselt ei ole võimelised oma elu juhtima just eriti edukalt. Ja kui me ei oska lihtsalt tunda neid emotsioone, kui meil puudub teadmine sellest, et see on üldse oluline ja meie ego kaitsemehhanismid arvavad, et on turvalisem need alla suruda. Nagu mu enda näide oli eile õhtul. Ma vaatasin Frankensteini filmi. Käisin sõbrannaga ratsutamas ja pärast seda siis vaatasin Frankensteini filmi ja mul tuli kurbus peale. See uus film, selle aasta film. Ja ma olin väsinud ka sellest päevast seal metsas ja tuli kurbus, sest see oli kurb film. Et seal oli armastuslood ja üksildus ja isa teemad ja kõik olid nagu esindatud selles filmis. Ja minu alateadlik meel ei suutnud ka kohe nagu ära registreerida, et ma põgenesin kell 10 õhtul, võtsin oma arvuti, võtsin Exceli lahti, hakkasin tööd tegema et põgenesin oma emotsiooni eest töösse. Ma tulin pähe ja siis mul kõik on hästi nüüd aga tegelikult ma tabasin ära ka selle. Okei, ma tegelikult, miks ma olen siin kell 10 õhtul, pühapäeva õhtul arvutis ja teen tööd, puhkepäev. Ja siis ma sain, keegi küsis ka midagi mult Messengeri, siis ma ütlesin, et ma põgenesin oma kurbuse eest praegu siia. Ja niimoodi me põgeneme oma emotsioonide eest sõltuvustesse, kas keemilised sõltuvused, käitumuslikud sõltuvused, meil võib igasuguseid neid asju olla. Et mitte tunda, sest tunda on nii valus teinekord ja nii keeruline. Ja kui me ei tunne, siis emotsioon on siis energia justkui liikumises peaks olema. Energia peab liikuma, kehasüsteem on juba selline ja emotsiooni kannavad erinevad asjad, kollageen ja siis paar asja veel, mis tegelikult edastavad emotsioone. Ja kui need jäävad seisma, siis oleme justkui kinni kasvav tiik, mida ei hooldata. See tiik kasvab kokku, vesi läheb sogaseks, mädaseks, haisvaks, sest see vesi ei liigu seal kuskile, keegi ei puhasta ka seda. Ja meie kehaga on samamoodi, meil tuleb somaatika mängu, meil tulevad füüsilised somaatilised haigused, sest energia ei liigu kehas. Ja psühhosomaatika, et teatud asjadega seotud mentaalsed, emotsionaalsed, psüühilised protsessid väljenduvad siis füüsiliste haigustena. See ei tähenda, et need haigused ei oleks päris, nad on ikka päris ja me tunneme neid päriselt. Aga kui me ei luba, siis läbi oleme me haiged, võib-olla ülekaalulised, võib-olla mis iganes hädad meil on, kõhuvalud, seljavalud, mida ma kõiki kogen ise ka, et ma teen neid läbi ja siis ma püüan neid sügavamaid põhjuseid leida. Ja vahest on lihtsalt, et enesehool on puudulik, et käi nüüd jooksmas või mine jalutama ja tee trenni. Lihtsad asjad. Istud päevas, et väga lihtsad asjad võivad olla ka. Et nendes helides siis tulevad esile need tunded sageli ja need saavad hakata vabanema ja see ongi nagu enesehool, et sa tuled, oled siin ja asjad hakkavad juhtuma põhimõtteliselt. On vaja usaldada ja kontrollist lahti lasta. Kontroll on niikuinii üks väga kahjustav tegevus ja vajadus, ütleme nii, et on ka vajadus. Et läbi selle siis lihtsustatult öeldes toimub üks osa tervenemisest. Lisaks siis helilained ise, mis on füüsikaline mõõde, helilaine võngub ruumis, ta läheb raku tasandile, ta harmoniseerib meie raku struktuuri, mis on põhimõtteliselt vesi või veelaadne asi ja
kongi helid on ja kristallkausid ja muud pillid, mida ma kasutan, on sellised harmoniseerivad. et noh, sellele on palju katseid tehtud ja see teaduspõhisus tuleb tasapisi sellele kõigele järgi. et nagu ma enne ütlesin, et inimese meel vajab nagu selgitust kõigele, et uskuda ja usaldada. et siin on, ütleme 50-50, et siin on vaja 50% usaldada, et see on minu hüvanguks, et siis 50% on umbes nagu väga selgelt ka ära tõestatud, kuidas see reaalselt toimib ja töötab ja aitab meid. et jah, emotsionaalsed, füüsilised ja kui tänapäeval on ka psühhedeelikumid väga populaarsed, et siin võib tuua paralleeli, et see kongi rännaku kogemus võib tunduda kui psühhedeelne rännak. et kes on kas siin ayahuascal või kuskil käinud ja nad ütlevad, et oh, see on põhimõtteliselt sama asi, et mis ma kogesin. aga siin ei võta mingeid aineid ja sa saad need taipamised, saad need teadmised, et see teadvus avardub. ja meil tekivad need, mitte noh, taipamised läbi selle, et taipamine on see, kui mul tuleb teadmine ilma mõtlemata. ja selle rännakus, kus ajulained on aeglustunud, et meie tavaliselt beeta võnkesageduselt nad lähevad siis alfasse aeglasemaks ja veel aeglasemaks teetasse, mis on selline hüpnootiline seisund. seal hakkavad kujutluspildid tekkima, seal tulevad need teadmised, teadmine ilma mõtlemata, et noh, ma saangi lihtsalt aru, kuidas kogu see asi toimib või ma näen oma elu nii selgelt ja iseenda käitumisi, iseenda olemust ja täpselt tean, mida mul on vaja teha. et ma saan natukene veel noh, aju toimimisest nagu seda lahti rääkida, aga võib-olla praegu aitab. et ta toob ka välja, mis on oluline, on närvisüsteemi regulatsioon, mis kogu meie keha mõjutab. et sellest toimub ka see, et me tuleme ellujäämisest välja, ehk siis põgene, võitle, tardu seisundist tuleb inimene välja ja siis hakkab nagu aru saama, ahah, ma oleks nagu uuesti sündinud, et mis segaduse sees ma olen elanud siin. et ja pidevalt siis olles seal ellujäämises hirmul, meid hirmutatakse meeletult praegu ka läbi meedia, sõjad, ma ei tea, rahapuudused, majandus kukub kokku, miljon hirmu, et jumala eest nüüd ikka püsiksite seal selles seisundis, sest siis toodab keha jätkuvalt kortisooli või aju annab käskluse, siis tuleb kortisooli tootmine, mis kurnab meie füüsilise keha ära. minna siin veel natukene vandenõuteoreetikuks, praegu tuli lihtsalt see mõte, et noh, et kui nüüd kehad on kurnatud ja inimesed on haiged, noh siis on juba ravimeid osta tohutul hulgal. et siis see ringlus ilusti käib ju, süsteem on toidetud nii-öelda. et ja ma astun seda teed, et ma tahan näidata, et saab teisiti. et saab ja selleks on vaja mugavusest välja tulla. inimene on harjunud, et mitte midagi ei pea ise tegema, lähen ütlen arstile, et mul on nüüd rohtu vaja ja rohi teeb heaks selle, mis on minu elustiili valikud ja iseloomuvead kõik. et kui ma valin süüa mäkki iga päev ja üldse ei viitsi liigutada ennast ja olen tige enda ja kogu maailma peale, siis ei olegi võimalik, et mu tervis korras on ja ma loodan, et arst teeb selle korda, siis noh, ma ei võta mitte mingit vastutust oma elu eest tegelikult. et inimestele tuleb nende vägi tagasi anda läbi selle, et nad saavad aru, et nende enda kätes on nende enda heaolu, et nad ei ole enam 5-aastased, kes on vanematest sõltuvad, vaid meil on enda ülesanne enda eest hoolitseda, et meie tervis ja meie elu oleks head. ja siin tuleb kasvada läbi sellest, et valitsus paneb või noh, pannakse ju ka üldiselt lapse tasandile inimesi. Öeldakse ette, mida te tohite täiskasvanud inimestele, mida te ei tohi. Käskude, keeldude, hirmu maailm. et
jah, tahaks välja kasvada sellest hirmsasti et tead, see kongirännakud, siis kuidas sa neid nimetad, kongideks nimetadki, kui sa näiteks nüüd tuled siia Soome, kas sa võtad nad ise kaasa, mis selle asja nimi on, mis su selja taga on? see on siis mu kõige suurem kong. Ta on diameetriga 1 meeter ja 5 sentimeetrit. Ta ongi kong ja ta Mhm. nimi on siis, ametlik nimi on tal, sellel kongil on, noh, neil on erimudelid, on Air Cosmo. Ta on Tone of Life'i toodang, see konkreetne siin on siis Saksamaal toodetud. ta on tippkvaliteedi instrument, et noh, neid konge toodetakse igasuguseid, aga see on siis ka üks maailma tippmark hetkel. ja noh, see sõltub, kui sügava ja kui kestva kõlaga kong on, mis materjalidest, kuidas see on toodetud. et mul on siin ümber on praegu 5 kongi kokku. hingesilmas on kohalikud kongid ka, et, et seal viimane kord ma sain 8 kongiga korraga mängida, et nende omad ja minu omad ja et see oli väga võimas sündmus oli viimane kord küll. et inimesed said rahunemist, taipamisi, sügavaid rõõmu, elujõu aktiveerumist, seksuaalsuse aktiveerumist, et meil oli elujõu ja seksuaalsuse äratamise kong, et ma teen sellised temaatilised ja Mhm. noh, see ka osaliselt see idee, et kus on mu tähelepanu ehk fookus, sinna energia liigub ja see kasvab. et ja siis ma teen sageli selliseid fokusseeritud kongirännakuid, et kus me võtame mingi teema nii-öelda või piirkonna, kas kehas, noh, keha ja meel on niikuinii seotud. et üks mõjutab ühte ja teine teist, mõlemat pidi. ja ongi siis, kongid on peamine, siis on kristallhelikausid, ma kasutan ka šamaanitrummi, siis on erinevaid väiksemaid instrumente veel, et seal muutunud teadvuse seisundis olles iga heli võib luua mingi uue assotsiatsiooni või käivitada meeles ja kehas mingi uue protsessi, mis läheb siis nii-öelda liikuma. ja ka lümfisüsteem, mis on läbi keha läbiv selline noh, ütleme vedelike transpordiks mõeldud süsteem, kõige lihtsustatumal kujul öelduna, mis aitab ka toksiine väljutada. et ka see lümfisüsteem saab väga tugeva mõjutuse ja lümfisüsteemi toimimisest sõltub väga palju. et kas me tunneme ennast hästi, kas me oleme terved või haiged, kas meil on mingid ummistused kusagil kehas, et sest heli tuleb kõigest läbi, heli rändab nagu lihtsalt, et seda ei takista mitte miski. et kui sa kuuled õuest auto häält näiteks ja sul on sein vahel ja sa ikka kuuled, siis see helilaine on läbi seina ju tegelikult rännanud sinu Mm. kõrvu. et see on nagu hea näide sellest, kuidas heli rändab läbi kõigest. kas sa tahaksid meile praegu ühe sellise kongi helina lasta korraks siia niimoodi? ma kohe võtan sellise korraliku asendi, et ma kohe okei, alustame siis. anname tal heliseda natuke. kas seda on kuulda? see on ka suur kong, see on peaaegu meetrine Itaaliast pärit. Sunrise on ta nimi, ta on värviline. mu piltide peal on mõningatel ikkagi näha neid kõiki. issand, kui huvitav. tead, mul siis, kui see kong, et ma ütlesin sulle ka, et ma olen mitmeid kordi vaadanud ja ei ole sinna ennast kirja pannud ja siis sa ütlesidki, et see on ainult otsustamise küsimus ja nüüd, kui ma tean, et see on 27 seal tulemas, et milline see sündmus sul üleüldse nagu välja näeb? 27, siis november on see Soomes, siis kuna mina olen Soomes, Andres on Eestis ja siis ta tuleb nüüd, kui te vaatate nüüd aasta pärast, siis siis ei ole võib-olla. et aga kui sa nüüd ütlesidki, et selles hingesilmas on omad
kongid olemas ja kuidas sa transpordid, kui palju üks kong kaalub? see on üle paarikümne kilo siin, et neil on igal kongil on põhimõtteliselt oma kott, kongikott. Ja siis neid saab nagu ladustada lapiti üksteise peale ja auto, noh, universaalkerega autosse saab ilusti nad ära panna tagumisse osasse, et siis on see raam ka ju. ja raam käib ka hästi kokku ja tal on, raamil on oma kott omakorda ja et nad on päris mugav on isegi tegelikult nendega rännata, et jah. kongirännak. tead siis selles mõttes mul on teine kongirännak. ja sa ütlesidki, et mõnus rännata ja kongirännak, vaata, et selles suhtes läheb väga hästi kokku. Mul on selline veel mõned küsimused, mida ma nüüd mõtlen just sellest kongirännaku suhtes. Kui pikk see üks selline kongirännak on, et kui inimene tuleb sinna sinu sündmusele, noh, nüüd sa küll tuled tulemas 27. november 2025 on ju siia Hingesilma, aga sa teed neid kongirännakuid ju Eestis ka ja seal, kus seal selle kohta infot saab ja kui pikk see üks rännak on? Nad on sellised 2,5 kuni 3 tundi. seal selle juurde käib siis sissejuhatav osa, kus me räägime nendest teemadest. näiteks ma Soome tulen nüüd teemaga relvad maha. et mul ei ole see sündmus veel valmis, ta varsti peaks valmis saama. et noh, nii-öelda üles minna, et siis inimesed saavad vaadata. relvad maha, kus ma tahan natuke rääkida sellest, kus suur osa meist hetkel on, mis on siis hirmunud seisund ja hirmunud inimene on agressiivne inimene sageli. ja meil on siin püssid käes paljudel ja see hirm, see sõjahirm paneb siin ka sisemisi relvi aina rohkem võtma, kus me vaimselt muutume kontrollivamaks, kus me oleme agressiivsemad teiste inimeste suunal, süüdistavamad, võib-olla omakasupüüdlikumad. ja ma just tahan tuua tähelepanu rohkem sellisesse usaldusse tuleku osas. see ei tähenda seda, et nagu kaitsetu olla, sugugi mitte, et lihtsalt olla teadlikum, et kui noh, poksiringis on ka selline noh idee, et kas sa oled seal võitlemas, et võita või et sa oled võitlemas, et mitte kaotada. Need on kaks täiesti erinevat seisundit, kus olla. ja oma elus me saame ka nagu vaadata, et kus meie oleme, et kui me oleme selles hirmus, võitlen, et võita, ei ole hirmus. võitlen, et mitte kaotada, on hirmus. ja kui me hirmu pealt nii-öelda laamendame siin ja lõhume teisi inimesi, lapsi, oma kaaslasi, iseennast ju kõige rohkem, sest see hirm ja kõik need hinnangud ja süüdistused, need on minu enda sees olevad asjad, millest mul on vaja teadlikuks saada, et teadlikuks tulla tasakaalu tagasi ja teha nagu otsused, mis tulevad kohalolust ja kõigi kõrgemaks hüvanguks. et see relvad maha nii-öelda rännak võib-olla nagu toetab sellist nagu selget olemist, selget pilku kogu maailmale ja iseendale, et me nagu massilises paanikas lihtsalt ei oleks. kui sa selle sissejuhatuse teed, sorry, kas see on eesti keeles? kui on ingliskeelseid või soomekeelseid, ma teen kakskeelset, kui on vaja, et soomlased enamus ikkagi oskavad inglise keelt ka. või siis rääkida kellegagi, et äkki kohalikest keegi teeb seda sünkroontõlget soome keelde, et neid ma elasin seal paar aastat, 10 aastat tagasi, et ma olen ise kahjuks ära unustanud, kuigi ma käisin seal koolis õppimas soome keelt lausa. et on inglise keele võimalus, inglise keeles ma saan ise nagu vabalt tõlke teha kohe, kui soome keelt on vaja juurde, siis on kellegagi vaja jutule lihtsalt saada. aga
see ei ole takistus, et. ja on sissejuhatus, on heliline osa, on võib-olla natukene liikumist, et nagu keha üles äratada. Ja siis on tund aega umbes või natuke üle tunni on siis seda puhast helides olemist, kus inimene pikutab. Ta ei pea mitte midagi tegema, ta on mõnusa madratsi peal või mati peal, teki all, padi on ka pea all. Ja siis saab seda lihtsalt lõdvestuda ja kogeda. Ja kui ma siin lõin konge, siis kongi heli või kongi rännak seal selles kohas on teistmoodi. Sest praegu me võib-olla kuuleme seda kõminat ja kõike, aga me ei adu seda niimoodi, nagu on rännakus, kus kuskil 10-15 minuti pealt meie meel läheb muutunud teaduse seisundisse. Ja me hakkame hoopis teistmoodi kogu kehaga ja kõigega tajuma seda, mis helid on üldse ruumis. Et niimoodi jah, need ei ole samad asjad, et kas ma lähen, kirikukontserdid tehakse, isegi see ei ole sama kongid kirikus nii-öelda, kus ma istun ja kuulan, kui see, et ma viskan pikali ja ma luban endal lõdvestuda ja lihtsalt olla selles. Et väga erinevad. Ja siis on väljatulek. Võib-olla jagame lõpus, kes soovib jagada oma kogemust, mis on võimalus, mitte kunagi kohustus. Ja siis on koju minek. Ma kujutan ette, et ma tönnin seal nutta kogu selle helide aeg. Et kui sa räägid, et seal tulevad tunded nagu välja. Kui oled palju alla surunud, siis võib-olla nutad, aga vahest on, meil ongi vaja lubamist, lubaks endal tunda ja ka väljendada. Et vahest mõni karjub, röögatab, tuleb see mingi viha või midagi on vaja välja saada lihtsalt. Et kõik nutt, naer, mõni naerab, et mina naeran vahest iseenda üle, et nagu nii pime olen olnud mõnes kohas, et naerma jääb lausa. Et kõik, see ruum ongi tehtud selleks, et igaüks saaks olla selline, nagu ta parasjagu on, et ta oleks turvaline. Me teeme kokkulepped seal, et me ei räägi teistest inimestest väljaspool seda ruumi ja räägime, kui tahame, räägime ainult oma kogemusest. Ja seal ei ole tegelikult mitte midagi karta. Inimene ei pea selle sõnagi ütlema, kui ta ei taha öelda. Ta võib lihtsalt olla, tere öelda, seda võib öelda. Et jah, see kogemus räägib rohkem enda eest alati kui need sõnad, mis ma siin ütlen. Ja mida rohkem me elus uusi kogemusi endale võtame, meie ajus tekivad uued neuronühendused, uued jadad, nii-öelda aju aktiveerub rohkem ja meil on võimekus hakata elama teistmoodi või nägema üldse maailma teistmoodi. Kui me teeme päevast päeva sama asja, mõtleme sama mõtet, tunneme samu tundeid, siis ei saa muutust tulla. Et meil on vaja mingeid uusi radu võtta kuskilt koha peal. Kas sa tahad näidata, mis sul seal vasaku käe juures ka on või? On vasak või? Jah, kui sa istud. Sina tahtsid vist? Mina tahtsin, kas sa näitad mulle, mis sul seal on? Ma sulle näitasin ka, ma näitan nüüd inimestele. Need on kristallhelikausid, et mul on natuke võõras rääkida, sest minu arust mul on juba siuke tunne, et kõik teavad ja kõik on näinud neid asju. Mina ei tea. Need on siis väga hästi tuli kohale, kui sa kõigutasid teda, liigutasid. Et neid saab mängida erinevalt. Et siis on nagu löögina ja siis ma saan mööda seda kaossi kummist liigutades. Ja see on tegelikult kongide jaoks mõeldud, et see flumiks kutsutakse seda. See teeb kongi peal häält. Ma nüüd üle käe ei saa teha, aga kristallhelikausid on sellised hästi pigem õrna heliga, nad on teistmoodi kui on kongid. Neil on oma koht selles rännakus, et rännak ongi selles suhtes rännak, et see on nagu heliline maastik, kus on omad tõusud, langused, kõrgemad kohad, süngemad kohad, helgemad kohad, et
see on nagu silmad kinni heliline selline etendus, mis parasjagu võib sinu enda sees midagi aktiveerida, sinu enda pildid, kujutlused, et kes on mägedes rännanud, kes on lapsepõlves, kes on kuskil ookeanides kaladega, et seda ei tea kunagi päris täpselt ja igal inimesel, iga kongirännak on ka erinev. Et ükskord ma kogen ühte, sest ma ise olen iseenda sees justkui erinevas kohas iga kord. Noh, me oleme igas hetkes tegelikult, polegi olemas võib-olla nagu hetke, on lihtsalt on kogu aeg. On. Ja, ja järgmine kord oled sa mujal ja aktiveeruvad muud asjad, et kui eelmine kord. ma tahaks ütelda, Andres, et ma pole sellistel teemadel vist mitte kunagi kellegagi nii sügavalt nagu noh, kas ma ütleks rääkinud, pigem on see, et ma kuulan kogu aeg ja siis ma mõtlengi, et kui me lõpuks selle ära lõpetame, siis ma ei kujuta ette, kui mees tuleb koju, siis ma olen täiesti mingis teises maailmas, et ma nagu arvatavasti ma ei saa aru, mis ta rääkima hakkab ja vist ei tahagi kuulata, siis mul on kogu aeg siin hetkel juba siin täielik selline nagu rahu ja selline zen on kogu aeg, tead, selline nagu et koerad lähevad meelest ära, et äkki peaks õue minema, aga võib-olla ei pea, võib-olla on kõik väga hästi, võib-olla saavad hakkama. tead, selline nagu täiega rahu on siis, kui sind kuulata. et kallid vaatajad, kommenteerige ka siia, et mis tunded teil praegu kõige sellega nüüd on, et see, kuidas Andres üldse räägib nendest või sina, Andres, räägid nagu nii põhjalikult või nii sügavalt et kui sa ütlesidki nii huvitavalt, et sinu arvates kongidest ja nendest helikausidest juba kõik teavad, siis usu mind, on nagu väga palju inimesi, kes ei tea. Mina vähemalt, mina näen ainult pildi pealt ja mõtlen, et kui ma näen seda, siis ma mõtlesin, et see on ikka üks väga vinge asi, kus ma lihtsalt saan tunda ennast nagu rahulikult ja nutta laginal lihtsalt kõik oma tunded nagu välja. Mhm. mina olen väga lahe selline nutja, et ma nutan õnne eest, ma nutan kurbuse eest ja mulle meeldib üldse nutta, seepärast et minu meelest siis see nagu kergendab, kui tuleb mingisugune sageduse vahetus. ma vahest Jah, mehele ka ütlen, et vaatame mingit filmi, et ma tahaks täiega nutta, siis ta ütleb, kas sul on kõik hästi? Ma ütlen, on, ma tahan lihtsalt nutta. kutsun ja üles. no kusjuures ta on soomlane ja ma mõtlesin, et ta on hästi tundeline, et aga ma mõtlen, küll me välja mõtleme, mul isegi tekkis, ma ei saa ju palju lubada, sest ma tahaks tegelikult kogu oma siin 2 poega ja miniat võtta, et miks mitte. et, et vägisi peaks neile kinkima jõulukingiks, vaata. äkki selline värk. kinkekaardid on olemas, aga mm, vahest on hea natukene utsitada, aga suruda ei saa muidugi kedagi. Mm. Et mul oli just üks perekond oli siin laupäeval, oli ema, isa ja 3-4 last. Nad tellisid siis individuaalse rännaku oma perele, nii-öelda nad tulid minu siia ruumi tuuma ja ema oli see entusiast ja siis ülejäänud olid skeptikud kõik. aga, aga noh, see on nagu täiesti okei, sest ma tean, et heli, mina ei pea midagi tõestama, heli teeb oma töö ise ja need skeptikud on alati ikka üsnagi rõõmsad või siis väga suurte silmadega, kui nad lahkuvad siit, et see mõjub ja seal ei ole nagu varianti. et see ei mõjuks, isegi kui tal ei ole nagu psühholoogilist suurt kogemust, siis keha saab ikka. Noh, Mhm. helilained nagu keha mõjutavad alati ikkagi, et sellest ei pääse isegi kõige kontrollivam inimene, et heas mu mõttes mees, ei pääse. ja mu mees on suht selline tundlik inimene, aga ta ikka peab nagu välja näitama, et on selline nagu mees, et ta no, Kutsuda kontserdile, kongikontserdile, lamamiskontsert, neid võib ka niimoodi nimetada. no küll me sinna kuidagi ära sätime ennast. mul jäi nüüd kõrvade vahele üks sõna tuum. Mhm. mis see tuum on, kas see on see stuudio või see koht, kus sina neid oma asju teed? sa ütlesid, et perekond tuli siia minu juurde Ja tuuma. tuumteraapiaruum siis ehk siis inglise keeles core või siis nagu millegi tuumani jõudmine. Mm. Ta saigi nagu selle nime, ta sai siis, et noh, me siin lähmegi tuumani, asjade tuumani, enda tuumani. Ja alguses, kui see loodud sai, tolleaegse, noh, see ei olegi väga ammu. mul oli üks pruut, kellega koos siis tegime selle. me läksime nii tuumani mõlemad siin tuumas enda sees, et me otsustasime üks hetk lahku minna. aga noh, see on nagu elu osa lihtsalt ja see ei ole midagi väga hullu.
ja, ja mis oli küll see, et me panime tuumnimeks ja siis mõtlesime, et nagu kliendid saavad oma tuumani minna, aga esimese hooga me läksime ikka väga sügavale enda kohtadesse, et päris keerulised paar esimest kuud olid, et noh, kõik need protsessid on siuksed mm. haldamist vajavad mõnes mõttes ja me kõik protsessime siin, aga siis on vaja nagu elu ka elada selle protsessimise kõrvalt teinekord, et jah, tuum on siis Absoluutselt. nagu see mingi kese või keskpunkt või see põhjani minek nii-öelda või see koht. Ma saan aru, et seal sa teed neid rännakuid, eks ju, et aga sul on ilusasti pandud oma nime taha www.andrespohjala.com, et kas on see koht, kus saab kõige paremini info sinu tegemiste kohta või on sul veel mingid näiteks Facebookis, ja Instagramis? Facebookis on Andres Põhjala teraapia, seda võib jälgima panna, et sealt jooksevad ka mu need sündmused läbi ja Andres Põhjala lihtsalt on mu isiklik, mind võib lisada, et võtan vastu. Ja sealt siis nagu näeb selles nii-öelda voos, Instagrami konto on ka Andres Põhjala teraapia oma, et kes Instat kasutavad ja et noh, siis tuleb nagu mingil määral jooksvalt, aga see koduleht on selline, kus siis kogu aeg lähevad uued sündmused üles. seal on siis sündmuste rubriik ja kõik need muud asjad, mu hinnakirjad, mu teraapiavormid erinevad. aga sealt saab siis vaadata, et noh, ütleme, mis järgmistena on tulemas, et see nagu koondab kogu mu tegevuse, see koduleht hästi. aga Mm. Facebookis tulevad, kes kasutab, siis näeb jooksvalt, et ahah, näed, ta on, reklaam jookseb siin, et ta on tulemas, et võiks ka võib-olla minna. Mhm. et Mega jah, huvitav. selles suhtes ma kujutan ette, et siin on nagu küsitav, palju küsimusi. ma ei oska neid kõiki välja küsida, et ma jätaks natukene nüüd nendele kallitele meie külalistele, kes seal ekraani taga nüüd on. Et kirjutage meile kommentaaridesse siia ja Andres tuleb ka vahepeal, viskab silma peale, mis kommentaarid on tulemas või ma vähemalt viitan siis Andres sulle, et ole hea ja hüppa ja vasta siia. Et küsige julgelt. Minu käest ärge küsige midagi selle teemalist, et ma võin teile lihtsalt numbreid laduda, et mis number see Andresel see esimene oli, et siis ma võin teile öelda, et vot sellepärast ta niimoodi teebki. vot nägite. Et ma ei teagi kohe, et ei julgegi kohe küsida. mul on üks väga isiklik küsimus, ma olen sind jälginud, kuule siin peaaegu tund aega ja sul on käes üks asi ja see liigub käest kätte ja see on tumedat värvi. ma mõtlesin, kas ma küsin eetri siis, kui me oleme nagu lõpetanud selle või ma mõtlesin, et ah, mis siin ikka, et ma küsin kohe ära, et see on tumedat värvi ja see liigubki käest kätte kusjuures. ma näen kogu aeg ta liigub ja mina ju ja vaata, panen kaitsevidinaid, ma tahan igaks juhuks näidata nad ekraani alla, siis mul on igasugused kaitsevidinad, siin mind ka õpetatakse ja ma mõtlesin, mis asi see on sul seal selline. see, kusjuures see mulle üks sõber kinkis see suvi mu 40. juubeliks. see on kristall, ta on nimeks, tal sai Poseidoni nuga, mina ei pannud seda nime, ta tuli selle nimega. ja see Poseidoni nuga tegelikult käib siis kongirännakutel, et kui meil on jagamisring, et see siis käib käest kätte, see, kelle käes on, see siis saab rääkida ja see korjab lugusid. ja ma tegelikult, ta ei ole mul kunagi, kui ma kas videos või mõnes teises podcast'is või midagi, ma ei ole teda kätte võtnud niimoodi. aga täna mul oli tunne, ta oli mul siin aknalaua peal ja ta tuli, ma tundsin, et ma tahan teda kätte võtta. ja ta on kuidagi võib-olla toetanud mind täna siin, et Andres ei teadnud, mis teda ees ootab ja kogu aeg ma näen, et sa tõstad ühte kätte, siis sa räägid vahepeal, siis sa tõstad ta ülesse, siis vaatan, hops, ta on juba teises käes ja nüüd, kui sa ütlesidki, et ta seal teie kohtumistel liigubki käest kätte, et mm, vaata kui huvitavalt nagu läks täpselt niimoodi, võib-olla toimis. põnev märkamine sul. ma vahepeal nagu selline otsekohene, ma proovin ikka oma mokka kinni hoida, aga ma olen lubanud inimestele ka, et ma ütlen suht otse siis, kui ma midagi näen. aga mitte alati. tead, mis, kallis Andres, mina ütlen sulle praegu suuremad tänud, et lihtsalt võrratu. mul läks miljon mõtet vahepeal nagu täiesti kadusid ära, üldse argielu, mis mu nimi on ja kes ma olen ja siis ka see asi läks mul vahepeal ära, kui ma lihtsalt mõtlesin, et ma
jätan meelde küsimused ja see lugu on lihtsalt nii selline sulav ja lihtsalt nagu sukelduma kutsuv. Mul kadusid need küsimusedki ära, nii et inimesed, palun küsige julgelt, et ma nagu siiralt tänan ja tänan Heidit, et Heidi meid kokku viis. Et hingesilmas näeme ehk. hingesilmas näeme, see oli otsuse küsimus, mäletad? Ja see X tuleb väravate tagant. ehk on jah, aga aitäh sulle ka, Merike, mul oli tõesti tore ja sinuga nagu vestlus. sa oskad hästi inimesi vist rääkima panna, et kutsusid Aitäh. minust ka selle esile, et hästi vabalt tundsin ennast. Suur tänu sulle. Nii et me hoidsime teineteisele seda ruumi ja meil oli mõlemil väga hea olla. Ja kirjutage kommentaarides, et kuidas te ennast tundsite, kas aeg justkui kadus, et korraga see tund aega läks niimoodi, et ei saagi aru, et hirmuga vaatad aknast välja, et ei tea, mida kõike peab ära veel tegema. jah, pimedaks hakkab minema. hakkab jah, kuule, siin on vaja lehmad lüpsta ja lambad äkki ära tuua põllult ja ja mul on klient tulemas veel, et vaja vastu võtta, et elu aga suur läheb. tänu ja suur tänu. kohtumiseni. Kohtumiseni ja aitäh teile, kallid sõbrad. Tšau.